tere, kallid kuulajad. Tere! Meil on külaline täna, Maarja-Sandra. Me oleme laevas, lihtsalt, et kui te mõtlete, et milline imeline setup meie uus stuudio, siis me oleme laevas. Me tulime siis Rootsist just välja. Käisime võistlemas ja mõtlesime, et teeme siis niisuguse toreda podcasti osa teile siis meie tubli sportlase Maarjaga ja natukene võtame, ma arvan, igasuguseid teemasid läbi, võistlemist, elu, olu, kuidas me siia jõudsime ja vaatame, kuhu see jutt nagu viib. Ühesõnaga, mul on rõõm, et mitmes külaline sa nüüd meil oled siin, siis sa oled meie kolmas külaline või? Meil olid Deivi, Indrek, Katja ja sina oled kolmas. Jah. Kõik on spordiinimesed, on ju, väga tugevalt ja kõik teavad, kes mina olen, Moonia on ja vahuritena siin ei ole, nagu näete. Vahur otsustas, et tema ei tule Rootsi meiega kaasa, aga küll ta jõuab. Ma tahaksin võib-olla minnagi kohe ajas tagasi, kui sa tulid minu juurde jutule. Kas sa mäletad seda? Ma mäletan väga täpselt seda. Et ma kirjutasin sulle Instagrami päris pika ja mahuka teksti. Ja mina, kui ma nagu hakkan meenutama, ma teadsin sind nägupidi, nagu enne, kui sa mulle kirjutasid, et sa tahad trenni tulla ja kõik ja värki-särki. Ma teadsin sind Instagramist, me just jälgisime üksteist isegi. Jah, vist küll oli. Ja ma olin sind näinud ühe korra Rocca al Mare MyFitnessis. Sa olid lindi peal, kõndisid. Oli ka? Ja, ma olin minu meelest Sandra ööbikuga trennis koos. Ei, me isegi kusjuures teretasime üksteist. Sa ei mäleta? Ma ei teadnud, ma nii täpselt isegi ei mäleta. No siis sa olid vormist väljas. Jaa. Siis sa olid ikka see oli minu siuke kõige madalam punkt või? Jah. Ma mäletan, ma nägin sind. Sa jumala nagu toredasti ütlesid mulle tšau ja sa kõndisid seal lindi peal. Minu meelest saalis sa ei teinud nagu midagi. Vähemalt ma ei näinud nagu seekord, et sa oleks saalis teinud. Aga mul oli sinust nagu hoopis mingi teine mulje kui see, kui ma sinuga päriselt lõpuks nagu tuttavaks sain. Ma võib-olla tahaksingi just nagu sellepärast sellest alustada, et kui inimesed võib-olla nagu vaatavad siin justkui nagu seda pilti on ja siis nad nagu ka mina manasin sinust endale mingisuguse nagu eelarvamuse. Vaata, mis tegelikult ei vasta üldse tõele. Sest et seal on kindlasti vaata see Insta-imago vaata. Mis ma jagan seal Instagramis on ja ma nüüd olen üritanud nagu jagada nagu sellist päris elu ka vaata. Aga mingi vahe mul oli ainult nagu kõige highlightsid vaata, kõige paremad hetked ja kõige mingid ilusamad pildid ja kõik see vaata. Et tegelikult on see ju reaalselt mingi, ma ei tea, alla 1% tervest elust ja isegi minu iseloomus ei anna absoluutselt edasi. See näitab ainult mingit väikest osakest võib-olla minust. Jah, sest ma mõtlesingi, et sa oled siuke ülbe üleolev blond mingi bimbo on ja mis ei ole üldse teda. Ja, et tegelikult sa oled nagu väga siiras ja nagu empaatiline inimene. Hästi, täiesti teine kui see, mida ma nagu oma peas ette kujutsin. Ma pigem iseloomustaks ennast kui nagu ülilihtsat inimest. Mulle meeldib väga lihtne siuke prostavärk, vaata. Mulle väga meeldis, üks päev panid Instagrami story, kus olid mamsiga köögis ja siis, et umbes te siin vihkate mind, aga ma olen siin mingi emaga kokk on, vaata. Tegelikult lihtsalt olen nagu... Tegelikult olen nagu täiega mingi family ja armastan oma lähedasi. No võt, seda nagu peabki võib-olla rohkem näitama, mis see päris asi on nagu tegelikult, mis me teeme. Et jah, ma tahtsingi sellepärast alustada, et teile nagu natuke öelda, et kui te võib-olla vaatate, et Maarja-Sandra on selline ja selline, siis ta tegelikult ei ole üldse selline ja selline. Sest et meie juba teame üksteist, aga eks mina olin samamoodi nagu eelarvamus, et sinust vaata, sa tundusid ikkagi nagu, ma vaatasin ikkagi alt üles, et vau, vaata. Aga nüüd ma näen nagu, kes sa nagu päris inimesena oled ja see on nagu midagi täiesti teist, vaata. Et see on nagu, see reaalsus ikkagi on teine, vaata, ei saa pilte luua. Meil mõlemal on ilmselt jah see, et see image
on nagu mingi kilp on ju. Jaa, see on kilp. Ja võib-olla tõesti, et kõikidel ei ole vaja sellest isegi läbi tulla. Ja kes on need siuksed pealiskaudsed inimesed, siis aga ärge tulgegi meie ellu. Et meil polegi vaja nagu teiesuguseid, kes te vaatate selle kesta nagu põhjal, et ei taha, on ju. Kaitsekiht võib-olla tõesti mingil määral on. Meil on siin fancy'd need veed. Ja, nii armas meile anti siin. Teeme väike cheers ka. Cheers! Ühesõnaga, sa tulid minu juurde, tahtsid lihtsalt kaalust alla võtta, oli? Jah, ma tahtsin nagu oma seda endaga jälle rahu leida nagu. Ja sul ei olnud absoluutselt mitte mingit isegi 1% mõtet, et sa tahad tegeleda fitnessiga? Ma arvan, et see oli isegi ligilähedale isegi nullna. Selles mõttes selles hetkes, kui ma seal olin. Nagu sellele eelnes nagu mingi 2 aastat enne periood, kus ma tegin tublisti trenni ka, on ju. Aga ma ikkagi ei osanud mitte iialgi ennast näha nagu kuskil seal. Laval, on ju. Et see oli siuke oma lõbu. Ja me just enne rääkisime ka autos, kui me ootasime laeva, et sul ei olnud kunagi tuharat. Et sul oli täiesti nagu... Ma olin eest sile, ma olin tagant sile. Ja vaadake nüüd. Best glutes, mis nad ütlesid. Best glutes in the row, jah. Et kõik on võimalik. Ja tegelikult, okei, sul ei olnud tuharat, aga su geneetika soosib sulle tuharat. Sul oli seal täitmata auk, aga auk oli olemas. See oli vaja lihtsalt nagu täis toppida. See oli hästi huvitav. Ma olen ise ka tänasel päeval üllatunud, et mul nagu see tagumik on tegelikult tugev külg, sest tõesti ei teadnud. No põhimõtteliselt ma ütleks, et see on su tugev vaim külg. Ja kui sa tulid minu juurde, ega sul seal, siis oli võib-olla rohkem seda nagu pehmet materjali seal vaata. Aga siis... Aga eks see pehme materjal annab meile nagu eelaimduse, et mis seal võib nagu kasvada vaata nagu lihasena ka. Sinna, kuhu koguneb ka rasv, sinna on nagu parem see lihas. Ja sul on ikkagi puuse, vaata, sul on nagu seda raami, mida täita. Et seal alakehas ikkagi puuse on, luustik on sul nagu hea. Aga mis ma veel tahtsin rääkida, et kui palju ma olen saanud kirju just nagu potentsiaalsetelt klientidelt, et nad tahavad tulla minu kliendiks sellepärast, et Maarja-Sandra, et sinu vorm on justkui kohati minu nagu trademark. Sest et me oleme teinud ikkagi siukse päris eduloo, võib öelda. Ja, aga sa oled ka ma ütleks mingist 10 000 inimesest, kellel on geneetika selline, et selle kohta on väljend hüperresponder. Et lihtsalt anna stiimulit ja su keha kohe reageerib sellele. Vaata kõikidel inimestel, ma ütlen 1 10 000, kellel juhtub siuke asi, et sa teed nagu natukene ja sa kohe lihtsalt lahvatab. Jah, ma tunnen ise ka, et seal on nagu see asi taga ka nagu. Aga mitte ainult, ma arvan ka, et see üks asi see respond, teine asi on distsipliin, tööeetika, su nagu see janu, et tegelikult sa tulid minu juurde. Ma alguses ei arvanud, et sa jääd nagu kestma, on ju. Ma olen seda enne ka öelnud, et ma ei arvanud, et sa nagu jääd. Aga siis ma arvan, et mingi mõne kuuga ma nägin sinus ära kõik need omadused, mis peavad olema ühel heal nagu võistlejal. No mul läks ikka hammas väga verele. Ja sa ikka, sa tegid isegi, ma arvan, et rohkem, kui ma sulle nagu ütlesin, et tee. Sest et ikkagi ma olen nagu ka mingil määral ikkagi vana sõltlane vaata ja trennist ma jäin nagu ikka väga sõltuvuse, ma olen siiamaani sõltuvuses sellest, et nagu eks see nagu aitab vaata kaasa. Et pole tore päev, on ju, kui ei ole trenni saanud teha. Ei, see on ikka kehva päev. Aga vaatakski minevikku tagasi sinu elu, sest sõna, mis sa just ütlesid, et nagu ka sõltuvuste see teke on ja mis elu elasime noorena? Kuidas lapsepõlv oli? Ilus tegelikult. Oli? Väga ilus. Vanemad hoidsid? Jah. Hästi. Ma olen pärit üsna suurest perest. Mul on üks vanem õde ja 2 nooremat venda.
ja see on mulle kindlasti andnud hästi palju eluks kaasa, nagu sellist empaatilisust, teiste inimestega arvestamist. Et selle üle ma olen kindlasti ja väga tänulik oma emale just, et suurpere on ikkagi väga-väga nagu hea. Su ema on üldse üks, ma ütleks, väga nagu hea eeskuju olnud inimesena. Ta on nagu nii tore. Jah, ja temalt on ka just seda empaatilisust nagu metsikult, kuna ta on nagu sotsiaaltöötaja, siis see tema töö on nagu alati olnud mingil määral ka meil nagu kodus kaasas, vaata. Ja me oleme näinud kõrvalt ja eks ikka natuke oleme arutanud mingeid teemasid, vaata, muresi, mis maailmas toimub üldse. Et juba lapsest peale seal nagu sees kasvada, see jääb sulle külge, vaata, mingil määral. Kas sa oma emaga said alati jagada asju? Jaa, väga-väga. Et kõik, mis sul juhtus, mingid, ma ei tea, lollused, mured, südamevalu, said kõike? Absoluutselt. See on ülihea. Sest mina arvan küll, et lapsevanem peab olema selline, keda laps saab usaldada, saab talle rääkida, ilma et ta kardaks, et sellest tuleb nagu mingi negatiivne tulem. Väga hea. Et need asjad olid alati EMS-i poolt hästi korraldatud. Tervitame Maarja-Sandra ema, tubli töö. Väga hea. Isegi oma esimesed veinisipid ma tegin emaga koos. Ta ütles, et tahad, proovi. Kui tahad juua, siis joome koos. Jah, põhimõtteliselt. Et jah. Nii, aga jõuame siis lapsepõlv oli tore. Siis ma saan aru, et sa käisid Tallinnas koolis, siis sa kolisid mingi aeg nagu Keilasse. Jaa. Millal, ütleme, lapsepõlv on ju siuke aga millal nagu see juhtus? Eks see Keilasse kolimine oli mingil määral raske kindlasti. Kas sul kõik sõbrad vahetusid? Mul ei olnud veel nagu see pubekiga alanud veel, et Merilinil vist oli nõksa raskem, kuna tal oli juba see pubekiga. Merilin on Maarja-Sandra õde. Jah, just õde. Et mina nagu kohe ikkagi suht sulandusin sisse, läks nagu üsna muretult, sõpra oli. Ja ma ütleks, et keeruliseks läks alles nagu 9. lõpp ja gümnaasiumi periood. Kus ma enam ei sulandunud absoluutselt massi, ma leidsin omale nagu teise nii-öelda seltskonna, kellega ma hängisin, siis pigem nagu vanemad minust. Ja seal hakkasid siis nagu jah, igasugused peod, möllud, pihta on ja siis ma läksin ju gümnaasiumisse ja ma sain sisse Kristiine gümnaasiumisse või Lilleküla, mis ta on. Ja ma ei sulandunud absoluutselt sinna sisse, see oli nagu fucking raske, kell 5 hommikul rongile kolistasin sinna Kristiinesse ennast. Aga miks sa Keilasse ei saanud? Ma ei tahtnud Keilasse, ma tahtsin nagu linna poole ikkagi ennast suruda. Ja ma ei saanud absoluutselt hakkama seal, ma ei sulandunud sisse, mul ei olnud sõpru, mul oli väga-väga raske periood. Ja siis ma võtsin, kuna mul olid hinded ka juba selleks hetkeks nii kehvad, siis ma võtsin paberid välja Lillekülast ja see on ikkagi väga suur kool ka, et jõhker tase, vaata. Ja kuna mul olid siis juba peod ja värgid olid ka juba tagataustal, vaata, siis ei olnud need asjad nagu ei läinud nii hästi. Ja siis ma tegin ka otsuse, et ma lähen Keila gümnaasiumisse, aga õhtukooli. Et ma saaksin samal ajal käia tööl. Ja nii ma käisingi nädalavahetusel, käisin koolis, nädala sees oli ka 2 päeva, ülejäänud aja olin tööl ja siis sinna juurde oli veel nädalavahetuste peod. Niimoodi, et tavaliselt reedel hakkas pidu pihta, laupäeva hommikul sai kooli mindud, joogise peaga ikka muidugi. Kool läks pidu edasi. Ja terve öö oli üleval oldud muidugi. Kuskil 4-5 ajal tuli koju, siis vahel läks pidu edasi. Ei, vahepeal polnud inimesed korterist ära läinud, siis läks möll edasi. Samad näod ainult veits viltusemad on Et päris hull, ikka see periood oli ikka crazy. Ma imestan, et see keha mul selle asja vastu pidas. Ja see kestis siis? See kestis ikka pikalt. Gümnaasiumi lõpuni või? Gümnaasiumi lõpuni, see kuskil 11. lõpus ma hakkasin sellest väsima ja siis ma suht päeva pealt tegin switchi. Canceldasid ära? Jah. Mis oli see nagu moment, kus sa aru said, et sul aitab? Ma ei tea, lihtsalt see tuli sisemiselt lihtsalt. Polnudki nagu, mul oli kopp ees lihtsalt.
mul tegelikult juba pikalt vindus, et ma ei taha olla siin, ma ei taha olla selles elus, ma ei taha olla selles elustiilis, vaata. Lihtsalt ma pikalt nagu settisin seda kõike ja siis ma lõpuks astusin välja. Ja lõpetasin edukalt oma õhtukooli ära. Jah. Ja siis hakkas elu nagu... Ja kusjuures siis ma juba käisin oma esimestes trennides, ma mäletan. Ma esimesed trennid tegin Keila tervisekeskuse jõusaalis. See oli tegelikult ka huvitav. Ma mäletan, ma läksin esimest korda sinna saali, ma ei saanud mitte midagi aru. Ma vist olen isegi näinud su mingid videos ja story'd ja nendest highlightidest, kus sa teed seal mingeid asju. Noh, ei, see ei ole nii kohutav. Tolleaegne Peika mul õpetas tegelikult ja tema mind natuke sinna nagu suunas, et koos oli tore minna ja siis ta mulle seal nagu näitas harjutusi ja kõike on ja andis selle esimese enesekindluse tegelikult sisse, millele ma olen nagu tänulik. Ei, see ei olnud nagu nightmare, aga siis sa seda nagu janu kui sellist ei saanud veel nagu sisse, et... Ütleme nii, et mulle meeldis minna peale tööd trenni. Mulle meeldis. Ja ma juba nägin natuke ka, et mu keha nagu muutus, aga võt ma ei teadvustanud seda kõike endale veel niimoodi nagu. Mulle meeldis tegelikult väga. Juba siis. Aga see ei olnud võib-olla see hetk veel, ma ei olnud veel nagu nii ready nagu sinna. Ma loon nagu peast ka mingit seda timeline'i vaata, et sest mina sain siis nagu tuttavaks siis ütleme, mis nüüd 2 aastat tagasi, rohkem või? 2 aastat tagasi talvel, ühesõnaga natuke üle 2 aasta äkki või? Ja siis sa ei käinud vist, no ei, MyFitness, siis ma sind ju nägin. Aga jõutrenni kui sellist, sai 23 ühesõnaga, 22 olid. No ma teed trennis, ma käisingi siis niimoodi vahelduva eduga nädalas ikka, noh, kurat, ma ei mäleta ka enam nii täpselt. Aga ma ikka käisin, see ikkagi oli nagu mingil määral mu elu osa. Aga ütleme sellest vahemikust, siis kui sa seal Keilas elasid, sa nagu käisid mingid korrad seal trennis on ja hakkas nagu meeldima ja selle hetke nagu meie tuttavaks saime, kuidas sul siis see sportlik nagu taust oli? Kas vahepeal oli nagu viskasid täitsa ära käest? See oligi niimoodi, et oli periood, kus ma käisin väga tihedalt trennis, Spartas käisin trennis, ma ei tea, võib-olla sa isegi mäletad, vaata. Jaa. Aga ma ei tea, kas ma siis sind seal nägin, aga ma olen su neid stories jälle kuskil näinud. Et siis ma nagu käisin Spartas, on ju, ja siis seal nagu juhtusid mingid asjad, on ju, millest võib-olla ei hakka rääkima, on ju, aga mul kuidagi kupli alt nagu sõitis ära, on ju, tegin jällegi taas elus täieliku switchi, läksin suhtesse, trennis käisin edasi, aga see nagu jäi tahaplaanile siis juba. Ja kuna ma olin suht hea elu peal, käisime palju väljas söömas, liikusime pigem vähem, on ja siis hakkas see kaal ikka väga kiiresti kogunema. Mis sul see kaalutõus oli? Mõtlen sellest, kui sa nagu ennast veel tundsid hästi oma kehas ja järsku siis selle nagu tipphetkeni? Ma arvan, et mingi 15 kilo äkki, 15-20 äkki. Päris normaalne. Ja noh, pulk ei saa selle kohta öelda, sest et sa nagu väga trenni teed. See oli minu jaoks hästi nagu šokeeriv, sest et ma olen tegelikult eluaeg olnud peenike. Noh, ikkagi ma ei saa öelda, et nagu vormis, aga peenike. Skinny fat, on ju. Peenike tüdruk olen olnud ja siis, kui see kaal hakkas tulema, ma mõtlesin, okei, mis nüüd toimub, vaata, et ma ei ole nagu varem isegi mõelnud sellele, ma ei ole pidanud mõtlema, et kas ma söön või ei söö, mul nii kaal ei tule, vaata. Ja siis järsku mul oli nagu iga asi, mis ma sõin, nagu mõjus, vaata, ma mõtlesin, mis toimub. Et see oli minu jaoks hästi uus ja nagu traumeeriv kogemus. Ja üks hetk ma avastasingi, et ma olen nii sügaval, et ei, siit edasi ei tohi minna suuremaks. Et nüüd ma pean hakkama tegutsema. Ja õnneks tolleks hetkeks ma olin juba teraapias käinud päris palju, ma olin nii-öelda tervendanud enda mingid need haavad ära, mis mul oli vaja tervendada. Et ma räägin, see kaaluperiood oli ka nagu vajalik. See oli vajalik. Mul oli seal igasugused erinevad asjad elus nagu vaja korda seada tolle hetkel. Kõik loksutas sul jah võib-olla paika. Muidugi iga asi, mis meiega elus juhtub, on ju mingiks asjaks nagu oluline.
et ta viib sind kuskile järgmisse peatusesse, kus sa pead edasi nagu vaatama. Mulle alati meeldibki võtta nagu nendest halbadest kogemustest nagu positiivsus välja sealt vaata. Ja ma olen üldse siuke inimene, et ma hästi kiiresti unustan ära negatiivsuse. Mul on lihtsalt nagu vahepeal see ei ole hea, sest et ma unustan ära nagu mingid asjad, mida tegelikult võiks nagu mäletada. Selle peab meelde tuletama. Ma olen seda teinud küll. Oled. Okei. Siis saime meie tuttavaks. Meil oli hea match ja jäid nagu minuga treenima. Kas sa mäletad ka meie esimese trenne? Ma olen nagu üritanud meenutada, aga ma üldse ei mäleta. Ma nagu mäletan. Sa oled väga kiire, väga hea õppija. Et sul on lihtsalt see, et ütle põhimõtteliselt ühe korra ja sa teed. Et mida iganes. Sul nagu aju võtab väga hästi neid signaale ja sul on nagu keha ja aju vahel on ülihea connection. No seda näitab juba sinu poseerimisoskus. Et ongi, et sul on lihtsalt teed mingit asja või keegi ütleb sulle, Katja ütleb sulle midagi ja sa kohe nagu rakendad seda. Mina olen jälle nagu teistpidi, et mulle võib öelda ühte asja 50 korda ja ma võib-olla 51. kord nagu suudan seda rakendada. Et mina olen nagu natuke, mul puudub see connection. See on naljakas, sest et ma alati olen arvanud, et mul ei ole seda oskust üldse. Ma olen isegi üllatunud, et mul selle fitnessiga nagu see kõik toimib nii nagu peab, sest et kunagi noorena ma käisin ka sai mingi tantsutrenne proovitud ja värki, no täielik puujalg, kõige hullem, lihtsalt vaatad ennast sealt peeglist, mõtled, miks ma olen siin. Ja see on nii uskumatu, sest et tavaliselt on just, et kellel on nagu see tantsuline taust, nendel on nagu poseerimine lihtne, on sul on poseerimine hea, aga tants ei olnud hea. Okei, see on veider nagu. Aga võib-olla ma lihtsalt ei näinud piisavalt vaeva vaat või andnud nagu aega vaat. Et ega mul ka poseerimine kohe ei olnud hea, ma olin ka ikkagi nagu siuke terav vaata. Aga ikkagi, kui sa nagu esimest korda, ütleme fast forward, me vahepeal tuleme tagasi kindlasti siia, aga kui ma sind esimene kord Pärnus algajate võistlusel laval nägin, ma olin nagu, kuidas sa teed nagu neid asju, et su kehakeel rääkis kohtunikega ja mulle nii meeldis, kuidas sa ilma sõnagi lausumata sa rääkisid kohtunikega oma kehaga lihtsalt. Ja see oli nii äge, et mitte, kõik see oli algajate võistlus, kõik olid esimest korda laval, aga sina poseerisid nagu sa oleksid aastaid teinud. Mulle nagu nii väga meeldis see, et see selleks, et lavakohtunik seal midagi ütles, võib-olla sa hajusid ära, sa nagu kohe reageerid. Ma olin nii mujal, ma olin teises maailmas. Kuidas sa poosid kõik, kuidas sa vaatasid kohtunikke, sa tegid peaga neid noogutusi kõike, et see kõik oli nii lahe. Ma ei tea, see tuli täiesti kogemata. Ma ei ole näinud nagu varem, nagu algaja peal. See oli väga lahe. Mulle väga meeldis hea sõnaga. Et sul on see X olemas. Vaata öeldakse, et võistlejal on see X-faktor on ju. Ja kui sa läksid, tegid, siis see oli kohe täiesti mind blown. Huvitav, ma olen ise seda nii palju tagasi vaadanud ja neid videoid ka ja kõike ja ma olen hästi enesekriitiline inimene. Ma ei näe kunagi endas midagi siukest, mida nagu nüüd on hästi. Ma näen ainult neid, nii selle me parandame ära, selle ma teen korda, see peab harjutama ja see ongi tegelikult väsitav kainda, vaata. Jah, perfektsionist. Aga samas viib edasi. Muidugi. Aga see peab endale nagu armuline ka vahepeal olema, et mis on muidugi üks nagu äge mõte, mis mulle ka meeldib, et hästi paljud pro-võistlejad näiteks räägivad seda, et don't rush nagu sinna pro-liigasse ka, et naudi seda amatööri aega, sest et kui sa oled selle pros, mine kui raskeks läheb elu. See on väga raske. Et siis ei ole nagu see, et võit tuleb kergelt, siis oledki seal, alguses ütleme, et värsked prood üldiselt on seal tagaotsas, kui nad on prood. Nad alustavad põhimõtteliselt nagu jälle nullist selles mõttes. Ja et tõesti, nii kaua kui saab, siis ole seal. Mina küll kavatsen nautida seda, sest et nagu see on mõnus. Juba see võistlemine nagu ise. Aga ma siis tahaks küsida, et mina olin see kindlasti, kes hakkas sulle vaikselt nagu seda fitness mõtet nagu maha müüma. Ma arvan, et sa punnisid alguses, ma nagu mäletan, et sa ei tahtnud. Sa ei tahtnud alguses. Aga ma lihtsalt nagu kuulasin sind ära ja olin lihtsalt nagu, seda niikuinii juhtub mina, no kuulge nalja teete, miks mina peaksin nagu lavale minema või mis asja. Aga see switch võib olla või nagu see väike pisik hakkas pähe tulema siis, kui
ma nägin reaalselt, et see nagu see vorm on tõesti päris nagu äge. Et ma olen sinu nagu, vorm on äge, on ju? Jah, et ma nagu arenen ja kasvan nagu nii mühinal, vaata, et vau, on ju. Jah. Sul on geneetika, vaata kohe. Ja nagu see, noh, muidugi veits teemast väljas, aga nagu minu jaoks hästi huvitav võrdlus oli see, et esimene hooaeg, on ju, olin rivis tüdrukutega ja minu kaaluvahe oli ühe teise tüdrukuga 10 kilo ja ma olin kuivem. Pikkus sama. Ja pikkus sama, ma olin kuivem. Ehk siis nagu 10 kilo rohkem, mida? Lihasmassi. No võt. Et see nagu jällegi pani mingi okei, midagi on minus siin nagu ekstra. Et seda tuleb ära kasutada. Jah, sina saavutasid, ütleme, no sa oled nagu sükest mõtestatud trenni teinud nüüd 2 aastat umbes, on ju, aga su vorm on parem, kui mõnel on, kes on teinud mingi 10+ aastat. Et sa oled nagu nii ajast ees lihtsalt sellega. Iga aastaga, mis on, ongi nüüd 2 tegusat aastat olnud, nagu need arenguhüpped on nii metsikud. Sul oleks nagu mingi ajamasin. Et mul nagu vahepeal tuleb nagu hirm peale, et mis siin toimub. Jah, et mis saab 5 aasta pärast. Jah. Sul on hea, sa vaata nii varakult, noh, okei, mitte nüüd nii varakult võib-olla. Oleks võinud varem, tegelikult. Ei, suht hea vanus. Suht hea. No jah, tegelikult küll. Sest mina läksin esimest korda lavale, kui ma olin 27. Sa olid 23. 3, jah. Noh, 4 aastat minust siis nagu noorem, on ju. Selles mõttes alguse poole pealt. Okei. Aga ma müüsin sulle selle mõtte maha ja siis hakkas meil ei olnudki vaja sinuga vaata pikka nagu preppi teha, sest sa olid nii kuiv. Vaata, me olime mind lihtsalt dieedil hoidnud, ilma et me prepiks mind lavale. Dieedil hoidnud, aga kaloraaž oli siuke nagu mõnel on kasvuajal. Joo. Aga eks ma tegin siis lolluseid ka, mul oli see adrenaliin nii jõhker sellel hetkel alla võtta. Ma olin sõltuvuses sellest kaalu langetamisest, et ma mõned päevad ikkagi panin seal vähem, palju vähem. Sest et ma toitusin sellest heast tundest, mis nagu hommikul on, kui sa lähed ja sul on uus madalkaal. Et me olime päris hea eeltöö ära teinud ja sellepärast mul oligi see too prep nagu... Väga lihtne tegelikult ju. Või noh? Ei olnud lihtne, sest kaalud oli hoida. Lihtne. Ja sinuga oli pigem see, et isegi lõpus me ju võtsime nagu juurde. Ja me haksime tõstma kaloreid minu meelest. Oli või? Ja, sest et... Mul hakkas struggle pihta, sest et ma olin hästi pikalt kuiv ja see pole vaata healthy väga olla nii pikalt kuiv. Sul hakkab see aju trikke mängima. Ja mina väga palju ka kuulan nagu seda, mis Katja vaata ütleb, et kui tema vaatab minu näiteks kedagi võistlejat ja ütleb, et kuule, see asi on nüüd nagu paha, siis ma võtan kuulda, teen muidugi oma analüüsi, kalkulatsiooni ja ma muudan siis midagi. Ja sinuga oligi see, et kuule, ta on juba liiga kuiv. Ja tegelikult siis me olimegi sunnitud su kaalu nagu tõstma hakkama. Sest et ma läksin prepile, mul oli 3, palju mul oli aega? Ma läksin jaanuaris prepile, aprillis oli võistlus. Jaanuar, veebruar, märts, aprill. Mul oli 4 kuud aega ja ma olin esimese 3 nädalaga põhimõtteliselt valmis. Ja siis oli pahandus, sest et siis tuli hakata hoidma. Mul lihtsalt nii hästi see kaal nagu kukkus vaata. Jah, see väga aga me ei teadnud seda ette vaata, mis mul siit, palju mul siit on vaja tulla, on ja me oleme nagu õppinud tegelikult päris palju vaata. Ja kuidas su siis nagu see tunne jäi esimesest võistlushooajast? Ütleme, sa tegid 2 võistlust. Tahtsime alguses 3 teha, aga lõpuks me 3. läksime lihtsalt reisile. See oli nagu... Ütleme nii, et magus hapu, nagu sulle meeldib öelda. Et üliuhked ära tegin, sest et see asi, mis seal nagu tagaplaanil toimus, oli ikkagi fucking rets. Jah, sul... Tegelikult ma ütleks, et sul on mõlemad dieedid olnud natuke see, et sul nagu see elu lappab seal taga vaata taustal. Ja ma nagu alati tegelikult rõhun sellele, et dieeti tuleb teha nii, et sul on kõik asjad korras. Aga mul on vastupidi. Sul on vastupidi, jah? Mul on siuke kaos. Sul niimoodi lappab. Mul ikka lappab see asi. Ma imestan üldse, et ma olen nagu nii edukalt isegi need 2 hooaega ära teinud. Nagu
see asi ikkagi ei ole korras. Et siit lihtsalt soovitus nagu kõikidele, kes tahavad võistelda, et tehke kindlaks, et teil on hästi stabiilne. Ma olen seda öelnud juba mingi 700 korda. Või siis te peate seda lihtsalt sama palju tahtma, kui mina seda tahan. Nagu, et kui sellise jama taustal saab teha. Nagu aga noh, siis on see stress ja kortisool ja mis ka teile teeb nagu pahandust seal kehas on ju. Et eks see kõik mõjutab ja vaimselt väsitab ja noh, ei ole nagu tore. Nagu noh, okei, see esimene prep sai läbi ja Hispaania ma ütlesin, et ma ei võistle, sest et noh, olingi juba läbi omadega on ju vaimselt isegi rohkem võib-olla kui füüsiliselt. Ja siis ma ütlesin sulle, et ma teen oma asjad korda, saame jooksma ja siis teen teise hooaja, mida ma ka üritasin väga, et ma saan kõik asjad jooksa ja ma arvasin tegelikult, et mul jooksis ju kõik. Kuniks enam ei jooksnud. Kuni jälle vagun lappas taga täiega. Lippad ja loppadi läks. Ja siin me oleme jälle. Eks prepi ajal need asjad nagu mingil määral süvenevad ka, vaata. Kõik mured tunduvad mingi 10x vähemalt ja suuremad. Et jaa. Aga noh, tegelikult mõlemad hooajad, ütleme siis on ja praegu tänase hetkelise seisuga saad teid 2 hooaega või 2 võistlust ja ega tegelikult öeldaksegi, et palju rohkem ei olegi hea teha. Et siuke 2-3. 2-3, jah. Et mul oli Peika on ja IFBB Pro Classic Physique võistleja ja ta täitsa joonistas mulle nagu whiteboardi peale selle, et prepi algus, prepi lõpp, siin joonel on nagu see ideaalne. Sa hakkad ülevalt tulema, sa jõuad siia ideaalsesse, see võib-olla natukene lohistad ja siis sa hakkad juba alla käima. Et see ideaalne aken, kus sul on see piikvorm, on päris lühike. Ta ütleski, et see on tavaliselt mingi maks mõned nädalad, võib olla kuu. Et sealt ongi, kas sul läheb nagu tervis lippadi-loppadi või sul on nagu mentaalselt, mida iganes. Et sa pead hoidma sinna väga väiksesse aknasse. Jah, mulle meeldib see jutt esiteks ja nagu me oleme sinuga rääkinud ka vaata, et tahaks seda hooaega nagu hakata nagu paremini planeerima niimoodi, et hoiamegi nagu seda maintenance'i nagu paremini vaata, ei lase seda kaalu üldse nii kõrgeks. No siis on visuaalselt tuleb see ülevalt see joon on ja et need lained ei oleks nagu sellised vaata, vaid et ta läheks nagu niimoodi vaata. Ja võib-olla ta natuke tuleb siia tagasi, niimoodi tõn, jälle perfect. Et sinna alla ei lase käia. Väiksed pulgid, väiksed katid, vaata. Et ei ole mingit siukest, ma ütlen ausalt peale seda esimest hooaega, ma tõmbasin ennast ikkagi piiresse ära toiduga. Et mis mul oli siis pluss 13 kilo või? Jah. Aga ma imestan, et see oli tegelikult suht vähe. Suht vähe. See, kuidas ma ikkagi piiresse panin toiduga, mu keha ikkagi võitis seda päris hästi vastu. Aga visuaalselt läks sul päris õigetesse kohtadesse. Jaa, ma ise tundsin ennast ikka väga fätina. Jah, sest et sa olid just olnud ära kohas, kus sul triibutab kõik. Ja siis oli järsku nagu ei triibutanud enam. Ärkasid hommikul üles, ei olnud enam äbs väljas. Aga tead jällegi, esimene off-season nii palju õppisin enda kohta, selle kõige kohta ülivajalik, kõige nagu käib selle teekonna osa juurde lihtsalt. Kui sa seda ära ei tee, siis sa ei saa ennast kutsuda põhimõtteliselt bodybuilderiks. Sa pead need asjad ära kobistama ja vaatama, kuidas on. Peab ikka need ämbreid kobistama. Ja sa pead need tunded ise läbi elama. Sa ei saa kellegi teise kogemuse põhjal teha. Sest et keegi tegelikult ei tea seda, kui ta ei ole seal olukorras olnud. Üks moment, ma vaatan. Et see asi oli vaja läbi kobistada. Nüüd vastu minna uuele off-seasonile lähen palju enesekindlamana. Ma juba tean, mis mind ees ootab. Ja sellepärast ma nagu oskan paremini tegutseda. Jah, paremini seda kõike nagu läbi teha. Aga võib-olla inimestel oleks huvitav kuulda, et post-show, kui sa nagu meenutad, mis oli see nagu lowest low. Et mis moment oli see, kus sa mõtlesid, et see on nüüd nagu ma ütlen ausalt, minu lowest low'd algasid juba prepi lõpus. Et siis juba oli see ma ei ole vist nagu mingi täielikult sulle ka rääkinud. No see mulle, vaata, me hakkasime tulema nüüd, siis sa ütlesid mulle, aga enne vaata, ma olen
ma olen nii laadna treener või nagu inimene, vaata ma kunagi ei pahanda nagu kellegiga. Ja kui keegi mulle, noh, inimene, minu sportlane mulle midagi räägib, ma nagu võtan selle vastu, ma üritan just nagu kuidagi leida siis sellele mingi vastuse, mingi selgituse, põhjenduse, mitte ma ei ole mingi see, et mida sa tegid? Mis sa nii tegid? Mingi idikas oled või? Et noh, ma ei tee mitte kunagi sellist asja. Et ma just loodangi, et inimesed saavad mulle jagada kõike tänu sellele, et ma ei charge'i nagu no matter what, on ju. Aga võib-olla see oli sulle endale ka nagu nii raske tunnistada või kuidagi võtta seda vastu, et sa ei tahtnud isegi mulle rääkida. Tead, ma praegu lasen peast läbi kõiki neid lowest lows ja neid on nii fucking palju, et ma isegi ei tea, millist rääkida nagu. No aga teeme mingi 3 tükki. Ma räägin siis alustuseks oma kõige esimesest nii-öelda binge episoodist, mis oli prepi lõpus. Jah, okei, ma mäletan, see ei olnud lõpus isegi, kui niimoodi mõtta. See oli sõbrapäev. Millal sõbrapäev on? Veebruar. 24 veebruar või? Ei, 14 veebruar. Jah. No veebruar. Ma mäletan, ma võitsin mingi loosi või mingi värgi, on ju. Ja ma võitsin kommikarbi, geisha. See oli südamekujuline, ma arvan, et see oli 300 grammi äkki sees šokolaadikomme. Ja ma mõtlesin, nii tore, et viin nagu EMS-ile koju vaata. Ja siis ma pidin sellele kuskile mingi raadiosse, mingi treeraadiosse vist järgi minema, on ju. Mõtlesin mööda minnes, lähen võtan ära ja nii keegi tehtud. Ja ma läksin sellele järgi, on ju. Istusin autosse maha, hakkan kodu poole sõitma, vaatan, kuidas see roosa karp seal vaatab sind, on ju. Heländab seal põrandal maas, ma olin mingi, okei, mida iganes, vaata. Võtaks ühe, vaata. Ja võtsid teise. Ja järgmine hetk ma tegin luugi lahti ja see karp oli tühi ja seal oli hunnik kommipaberit ainult. Aga vaata, see ongi see moment, et sul on põhimõtteliselt blackout. Sa ei suuda, see nagu lahkuks oma kehast. Ma seda vahepealset perioodi põhimõtteliselt ei mäleta. Seda ei olnud. Ja võt, see on see hetk, kus sa hakkad kartma iseennast, sest et nagu, mis mõttes, kus see võimalik on, et ma praegu ei kontrollinud seda. Ja see oli päris karm, jah? Jah. Tead, ma tahaks nagu täiega sellele saada nagu mingid spetsialisti, kes oskab selle kõik lahti selgitada ja kuidas selle asja saab nagu fiksida kuidagi ära. Aga noh, ma nagu uurid ka nii palju selle binge eatimise ja nagu toitumishäirete kohta, et eks on hormoonidega väga palju seotud, on ju, kõik need näljahormoonid ja kõik see nii möllab sul sees ja su keha tahab olla normaalses konditsioonis. Ja kui ei ole, siis on pekkis, on ju. Mina olen nagu märganud, et need asjad nagu võivad esineda siis, kui nagu kas juhtub midagi väga halba või juhtub näiteks mingi sündmus sul, on ju, või siis just juhtub midagi väga head. Et siis võivad need triggerid nagu toimuda. Et nendel hetkedel peab olema nagu eriti alert ja kuidagi nagu teadvustama, et nii, hea küll, nüüd see juhtus, aga kõik on hästi, vaata. Et ma ei pea siin nagu midagi tegema. Ma olen nagu enda puhul seda märganud, et isegi kui midagi väga positiivset juhtub, et isegi siis võib nagu see toimuda. Jah, mingi väga tugev emotsioon, mis vallandab nagu selle ja võib-olla see tuleb ka sealt ma hästi palju usun nagu sellesse, et need toitumise ja emotsioonide seosed tulevad lapsepõlvest. Et kui lapsi premeeritakse, see premeeritakse kommiga. Kui on mingi tore sündmus, lähme McDonaldsisse, lähme sinna, et kuidagi noorest peast ja ongi, et ainult siis saad seda kooki ja kommi. Just. Et mul oli lapsepõlves näiteks niimoodi, et meil oli kommipäev ja see tehti nii nagu suureks asjaks. Nädalas oli üks kindel päev, kus ema tuli järgi sinna lasteaeda kooli mulle õele, vaata, ja siis me saime nagu kommi osta, vaata. Et me läksime ostsime kommi, et see on kommipäev. Ja ega mul muidu niimoodi kodus, et mingi kommikauss ja vaata, mine võtta, söö palju tahad, on ja ma ei mäleta, et oleks nagu olnud niimoodi. Ja võib-olla siis juba tekkis nagu see eriline seos nagu minu ajus, et
see nädalas ühe korra sa saad seda head erilist asja, kommi. Aga muidu sa ei saa seda. See on nii special asi, see on nagu nii võrrat asi. Lapse aju ju võtab selle eriti nagu svamm sisse, vaata. Ja ma olen praegu, nagu kui ma räägin inimestega, lapsevanematega, siis nad ütlevad, et nemad hoiavad alati kodus nii, et kommid on oma peal, küpsised, värgid, lapsed võtavad, kui tahavad, ei taha, ei võta. Ja neil ei teki seda, et nad kogu aeg tahavad seda kommi sealt võtta, vaata lõpuks. Kusjuures mul EMS ka nüüd nagu rakendab sellist meetodid, et prepi ajal oli see muidugi minu jaoks raske, aga suur kommi nagu siuke kauss või siuke nagu mingi see purk, full kommi täis. Ja see lihtsalt passib seal laua peal kogu aeg. Ja see turu, mul väike vend kordagi ei võtnud sealt ühtegi. Teda ei huvita need, sest et need on kogu aeg seal, need ei ole toredad tema jaoks. Ja kui sa paned selle seifi ära ja võtad ainult kuradi reedel tunniks saaks välja, siis see on tühi. See on tühi, jah. Et see päris kaval trikk tegelikult. Jah, see on väga õige, see on väga õige asi. Et lihtsalt soovitame nagu lapsevanematele ka võib-olla siit poolt, et ärge tehke sellest magusast või mingist heast toidust, jah, mingi see on nii eriline, seda saab ainult siis, kui on mingi eriline päev, on ja. Et las need olla. Las need lapsed võtavad, kui tahavad ja nad ei võta, kui nad ei taha. Ja lapsed söövad seda toitu, mida meie koju ostame. Jah, no jah, teistmoodi. Aga kui sa üldse seda kommi koju ei osta. Ja samas teised lapsed koolis söövad, või mis iganes. Aga vaata, ma tean aga lapsevanemaid, kes hoiavad oma lapsi täiesti suhkrust eemaldunud. Aga kuni selleni, kui nad lähevad kooli või lasteaeda, kui nad saavad seda suhkurt ja siis neile võib see ka mõjuda nii, et opadii. Vaata, kõik need äärmused ei ole head. Tuleb leida siuke kuldne, nagu mõnus kesktee. Nii, aga üks low point geisha. No see oli siuke esimene šokk nagu minu selles prepi teekonnal, kus ma nagu esimest korda mingi, ma ei tea, teed midagi uut, vaata. Et see oli šokk minu jaoks ja okei, nüüd see on midagi uut, mis ma nüüd teen. Veits oli siuke nagu mark, et okei, nüüd kas ma olen nüüd failinud, kas nüüd on see minu teekond siis läbi, mis ma teen, chat GPT muidugi, kõik jutud on ju, best friend forever on ju. Jah, ühesõnaga see selleks sain hakkama, polnud midagi hullune. Mulle sa ei rääkinud seda? Sulle ma ei rääkinud, mul oli piinlik natukene. Arusaadav. Ma üritasin jah ise sellega tegeleda. Nüüd tagantjärgi ma mõtlen, võib-olla oleks võinud jagada, oleks pidanud tegelikult. Nüüd ma kuulen sellest. Aitäh sulle, et sa jagad minuga. Mis veel? Teine hetk oli võib-olla, mida ma nagu väga-väga nagu mõrudalt mäletan, on seesama, ma ei tea, ma vist rääksin ka üks päev, kus ma tulin siis prepist välja, hooaeg oli läbi ja kuidagi see tervis oli nagu habras, vaata. Ja kui sa oled nii kaualt prepil, siis sul nagu on siuke ellujäämisrežiim, vaata, sa ei jää haigeks väga, sul nagu kõik nagu protsessid justkui lähevad pausile. Ja kui sa hakkad jälle seda toitu peale andma, siis need protsessid jälle nagu lähevad käima, vaata, ja vahel isegi nagu metsiku tempoga. Ja mul hakkas tarkushammas kasvama. Jaa, ma mäletan, jah. Mul ei ole nagu teemat hammastega olnud nagu üldse ja mul hakkas niimoodi, et ma ärkasin hommikul üles ja mul oli pool nägu nagu nii paistes. Ma mõtlesin, mis asi see nüüd on, nagu mis toimub. Ja siis ma pidin seda tõmbama minema ja tagataustal oli jällegi täielik kaos, eraelu täiesti pekkis. Kõik kuidagi jooksis kokku ja võt see oli siuke teine madal punkt, kus ma käisin seda fucking hammast tõmbamas. Minu arust ma veel andsin oma mingi viimased mingi kuradi rahad sellele kuradi hambaarstile ja ma olin ise seal kuradi nii-öelda selles uimastis all, vaata. Ja ma istusin sinna autosse ja ma lihtsalt röökisin nutte seal autoroolis. Ma ei teadnud, tegelikult ma vist ei oleks tohtinud sõitagi, ma olin nagu suht sota-puta omadega, vaata. Ja ma lihtsalt istusin seal autos ja nutsin. Hammas paistes, verd voolas. Ja mõtlesid, mis nüüd saab? Kuhu ma lähen? Mis ma nüüd teen? Samal ajal sa tead, et sa oled ennast söönud juba 7 kilo suuremaks võib-olla mingi kuu ajaga või niimoodi on ju. Jah, kuuga 7 on päris palju. No, tegelikult ma ei tea, vist ei olnud isegi nii palju. Ma arvan, et see oli mingi 1,5 kuud või 2. No ühesõnaga arvestatav kogus rasv oli peal. Ei no, nagu me eile kuulsime, siis... Nädalaga 12 võib ka süüa. Ei, aga Juura ütles, et ta sõi
3 päevaga 20 kilo. No meestel vist võib. Nojah, meestel okei, aga naistel ma ei kujutaks ette seda asja nagu. Okei, hammas, kõik pekkis, elu läbi. See ma kujutan ette, et on väga... See oli siuke rõve hetk lihtsalt, mis ma mäletan, et nagu, miks see, kas see oli vajalik? Tegelikult vist ei olnud vajalik. Ma mõtlen, mis veel võis olla nagu... Ja noh, kolmas asi võib-olla, mis ma nagu tooksin välja, mis mind üldse nagu prepi juures ainuke asi, mis mind kõige rohkem häirib, on see nõrkustunne jalgades. See, et mul tegelikult mentaalselt mul on nagu terav, mul nagu kõik on nagu hästi, aga ma fucking ei saa kõndida. Nagu see tunne nagu unes, vaata, et sa nagu tahad joosta, aga sa ei saa, vaata, midagi hoiab, midagi kisub sind tagasi. See on täpselt see sama tunne ja see hakkab täiega ajudele. Nagu kõik muu on väga fine, ma saan kõigega hakkama. Nälg, jumala savi, nälg on savi, magada ei saa savi, aga see fucking nõrkustunne jalgades, see on kõige raskem minu jaoks. See on väga hull, jah. Ja ma mõtlen, et ma näen väga palju unes sellist asja. On hea või? Sitaks, jah. Need on siis kõik Rootsi kraam, see ka? Jaa. See oli meil seal kuudipäägis. Väga mõnus. See on tõesti hea. Aga see on isegi magus minu jaoks natuke, ma võib-olla paneks natuke veidi. Lahjenda ära. Ja ma olen ju see vend, kes koka siiralt ka veiga lahjendab. Ma ei saa sellest aru lihtsalt. Nii magus on, ma ei taha magus. Aga ma tahaks võib-olla jõuda siis selle hooajani ja natukene rääkida, prep oli nagu prep ikka tegelikult, sul ei olnud midagi nagu väga rasket. See prep mul ei ole absoluutselt olnud probleeme toiduga. Sul on mindset paigas, sul on kõik nagu sujub, on ju, sa väga eeskujulikult trackid kõik. Mul on jah, see prep mul oli 100% iga makro loetud. Ja võt seda ma ütlen tõesti uhkusega, sest et ma tean, et eelmine prep mul sellega nagu lõpuks lappas, vaata, isegi juba poole peal lappas. Aga võt selle üle ma olen uhke. Kuidas on sinu jaoks erinevus 2 liiga vahel? Et Maarja-Sandra tegi ka ikkagi ju vahetuse, tuli IFBB-st, Internationalist üle siis NPC-sse, kust siis saab IFBB prooks. Nüüd ma nagu hooman seda kõike alles, et mis need asjad tähendavad ja kõik see on ju. Esimest hooaega ma tegin, ma ei saanud nagu väga aru, mis need on. Ma ei saa midagi aru, vaata. Viitsid väga keskenduda ka, teen, mis ma teen ja midagi teen ja selles mõttes mul jah. Aga nüüd ma nagu saan aru sellest kõigest. Ma saan aru, miks tehakse IFBB-d ja miks ei taheta tulla NPC-se. No, mis sa arvad, miks? Põnev küsimus. IFBB tundub turvaline. Kas sellepärast, et see on nagu kodus ja liitjad ja kõik see on ja? See tundub nagu siuke legit, rohkem legit turvaline, vaata, et ikkagi riik on taga natuke ja niimoodi. Aga tegelikult me teame, et see ei ole niimoodi. Jah, et ma ei tea, ma ei tunne ka, et ma oleks kunagi tegelikult saanud nagu mingit turvatunnet sellest või sellest võib-olla see mõte, et sul on see liit taga, aga tegelikult see ei anna sulle otseselt midagi juurde. Sest et ma olen NPC-s rohkem tundnud ennast hoituna. Igatepidi. Jah. Et kas mul annab see nagu president seda tunnistust seal lava peal üle või ei anna? Ma lausutelt suht ükskõik. Ja mis me just nagu arutasime ka vaata, et see, et lähed NPC-s lavale on see, et Maarja-Sandra Ramet tuleb kõik on ja IFBB Maarja-Sandra Ramet, Sparta spordiklubi treener on see ja see. Jaa, hea, et mingid Pikkus Kaal, ema, isa. Et kuu kiusa F tegelikult on ja, et sa lähed sinna lavale, sa lähed sina ise, sa esindad ennast, kõik. Kellelgi ei ole vaja teada, kus sa tuled, ma ei tea, kes su treener, kus sa trenni teed. Nagu miks see on vajalik? Kas nad on minu toetajad või? Kas nad nagu reaalselt nagu midagi tegid mulle sellel teekonnal või? No väärtult mina on ja kes nagu... Treener, vaata, võib-olla ainuke asi tõesti nagu coach, vaata, ütled seal. Aga nagu mingi, kus sa treenid, nagu who the fuck cares nagu? Jah, sama. Masinad igal pool samad. Tegelikult on, ma saan kummilindiga ka, ma seda küll tuhanet teha, kui väga vaja on.
nii ja ütleme, okei, IFBB, NPC on ju 2 võistlust. Kuidas oli siis su mulje Eesti võistlusest nüüd see Estonian Grand Prix, mis oli siis 5 nädalat tagasi Eestis ja mis siis nüüd Rootsi võistlus? Ütle Eesti võistlus kõigepealt. No Eesti võistlustele läksin vastu niimoodi, et tegelikult ootused olid suured, aga samas sisimas ma teadsin ju, et ma ei ole piisavalt kuiv. Ma teadsin, et ma ei ole kuiv ja ma ei pidanudki olema. Jah, see oli strateegia. See nii oligi. Aga ma ei teagi nagu, kas öelda midagi või mitte. Nagu, no ütleme need, et ootused olid natuke nagu selles mõttes kõrgemad. Jah, arusaadav. Aga noh, nagu me oleme arutanud neid teemasid ka, ja me arutame siis koos inimestega ka, et kohtunikud tahavad ju erinevaid asju. Et näiteks eile võistlesime, sina võitsid inimesi, kes võitsid sind Eestis. Et täiesti kunagi ei tea, mitte kunagi sa ei tea, kes on nagu lauas. Noh, eile oli meil peakohtunik, oli Ameerika mees. Eelmine Eesti võistlus oli meil siis, mis ta oli see Ungari mingi mees või? Ühesõnaga kohtunike paneel oli hoopis teine ja aga üldse vaata öeldi ka, et nagu taheti žürii tegi väga ausaid hinnanguid üleüldse nagu kõikides kategooriates, et hindamine oli hästi paigas, vaata, et täpselt nii nagu oli kõikide meelest, täpselt nii hinnatigi, et nagu väga ausalt. Aga Eestis oli niimoodi, et küsid kas või täiesti suvalise inimese käest, kes ei tegele fitnessiga, mille järgi nad hindasid, nagu, mis seal toimub. Nagu. Et see oli suur segadus. Nagu. Ütleme, et see Eesti, ma räägin meie 2 Eesti võib-olla siin on ja, et see Eesti võistlus andis sellise bittersweet nagu maitse suhu. Jättis, jah. Ja minul isegi tõmbas ta kohati moti alla. No see oli ikka see esimene šokk, nagu kui sinu see öeldi välja ja siis me... Oli ikka sita maitse oli tegelikult nädalaid. Ja oli. Ja aga see Rootsi tõmbas tagasi, ma arvan, ja ma arvan sinul samamoodi, et sul oli rivis 24 tüdrukut. 25 oli või? Päris rets. Ja see oli ikka rets. 25. Me ei mahtunud äragi sinna lavale. Minu see nii-öelda see õudukas saigi nagu teoks, vaata. Mida ma alati arvanud, et issand jumal, kui lähed lavale ja sul on seal nagu nii palju neid. Ja üldse nagu sealt nagu first call out nagu saada, reaalselt ma nagu kuulsin enda numbrit, ma olin nagu mingi, jah, mul ei olegi rohkemat vaja, aitäh. Ja siis see moment, kus tulid lavalt maha, sa nutad, ja siis me koos kükitame, koos nutame seal maas. Alguses sa arvasid, et ma olen kurb, vaata. Ma ei saanud aru nagu. Ja siis ma mingi, ma olen nii õnnelik. Ma olen first call out, mind ei huvita, vaata. Okei, noh, top 3 läksid, jalutasid ära. Ei, no vahet ei ole, jaa. No mina ka, ma hoidsin nagu tagasi ennast ikkagi, noh, et mina olin sel päeval nagu nii atleet kui ka coach on, et ma pidin nagu sulle olema see verstapost, endale see verstapost on ja, et ma täiega hoidsin ise kinni seda nuttu. Ma tegelikult oleks tahtnud juba siis nuttu, kui ma ise lavalt maha tulin. Et aga ma ootasin veel sinu nagu käigukaara, et siis... Aga jah, ma ütlen ausalt, ma olen väga rahul selle tulemusega. Minu meelest see on üliaus. Väga hea. Üliaus. Loomulikult, jah, need teised tüdrukud, kes seal top 3 olid juba ja niimoodi, nad nägidki võib-olla paremad välja, aga ma tean, mis ma pean tegema selleks, et olla veel parem. Ja see oli sinu esimene välisvõistlus? Esimene välisvõistlus nagu reaalselt. See on nagu juba suur asi. Ma räägin nagu mul iga asi, mis ma praegu teen siin nii-öelda bodybuildingus, on nagu uus, vaata. Ehk siis mul on nagu veel nagu nii palju nagu õppida ja avastada, vaata, et saada nagu paremaks. Ja juba siin nii alumisel nagu algusfaasis ma olen nagu hea tegelikult. Heal tasemel. Iga lukk, mille sa oled tegelikult lahti keeranud, on sulle toonud ainult nagu head edu. Kogu aeg ma saan nagu, okei, siit ma võtan selle kaasa, super, nii ma rakendan seda nüüd seal, siit ma võtan selle kaasa ja kogu aeg ma lähen nagu niimoodi vaikselt. Ja see mulle nii meeldib lihtsalt. See on väga tark tüdruk. Mulle nii meeldib see tunne, et ma igalt poolt saan midagi, vaata. Okei, oma vitsad võib-olla kohati,
aga samas jällegi võtan ainult kogemuse välja. Mulle meeldib, et sa oled nagu nii analüütiline ja nii sihuke, sinus on väga suur strateeg. Ja natuke kindlasti on. Ma ju tegelikult õppisin raamatupidamist. Mul on nagu siuke nagu see analüüsi võime tegelikult on täitsa. Väga sinulik, jah. Mulle meeldib, jah. Üks hetk. Ühesõnaga, ja nüüd ei teagi, mis siis edasi saab, on ju veel. Praegu ei tea, jah. Praegu me veel ei räägi sellest. Vist jah, veel ei hakka nagu rääkima, et vaatame, et see on natuke omavaheline jutt on ja tegelikult on fantastiline, et sa olid nõus minuga podcasti tegema ja ma isegi tahtnud nagu need, ütleme, podcasti nimi on meil Exid, aga see ei tähenda tegelikult, et ma hakkan su kuradi suhte mineviku nagu surkima, vaata. Et ma ütlen, kui ma Katjale ütlesin ka, et tule saatesse, on ja ei, no ma ei taha Exidest rääkida. Ei, meie lihtsalt Vahuriga oleme Exid, vaata. Et see nagu, see nimi on nii eksitav. Exid. Et ja siin me oleme. Üks asi teema veel, mida tahaks puudutada ikkagi on see sponsoreid on meil vaja. Jaa, me oleme arutanud siin küll, et seda sporti oleks palju mõnusam teha, kui oleks seda kapitali. Kapitali võiks olla. Ei, muidugi. Sest et nagu jaa, nagu mina oleks nõus nagu täiega mingi promoma välismaal, vaata, sa tegelikult reisid päris palju selle spordialaga, vaata. Et kui oleks nagu mingi firma ettevõte, kellel on nagu reaalselt kasu ka, et sa neid nagu promod kuskil spordi nagu üritustel või niimoodi, kus me käime, siis nagu miks mitte? Miks mitte muidugi? Et me viskame lihtsalt mõtte õhku, kui keegi meid vaatab, kes üldse jälgib nagu seda fitnessi, võib-olla meie nagu tegemisi on ja mõtleb, et tahaks nagu ka selle võib-olla oma panuse anda. Tegelikult need summad ei ole suured. Olgem ausalt, registreerimine, mis ta on seal tavaliselt? Lennud, no 100 kuni 200. Ei, no ühe võistluse saab tegelikult jumala edukalt. Kule, meil läks Rootsis... Meil on nii selles mõttes hästi, ja meil läks Rootsis, ma arvan, regamine, laev, majutus, kus läks mingi 460 € äkki. Umbes, ma midagi seal kalkuleerisin. No okei, toidud, see läks on ja parkimistrahvid, see läks. Me saime 2 parkimistrahvi Rootsis. 50 €, 70 €. Kuigi me panime parkima ka ja siis kui korraks ei pannud, siis kohe oli trahv. Ma ei tea, kuidas nad jõuavad nagu väga hull. Aga jah, muidugi inimesed alati, kes nagu tahavad oma panuse anda, võib-olla vaatavad, et me oleme toredad, ägedad ja toimetame, siis me nagu kätt ette ei pane. Sotsmeediat meile ka mõlemale meeldib teha väga. Et me oleme väga oodatud pakkumistele ja mõtetele, et kui kellelgi on sest et ma tahaks nagu võistelda reaalselt aastaringselt ja 100-ga, aga lihtsalt nagu see finants kuivab kokku päris kiiresti, kui nagu... Sest et muu elu vajab ka elamist, on ju. Nii et mõte on õhus. Mõte on õhus. Ma ei teagi, kas sa tahad midagi hingelt jagada või anda inimestele mingit soovitust? Ma ei teagi, ei taha lihtsalt võib-olla tänu sulle, et sa oled minuga sellel teekonnal olnud. Nii tore. Üldse see meie nagu teamwork. Meil on nagu siuksed momendid, kus ma ütlen mingit asja ja siis on mingi, sa just mõtlesid ka seda. Näiteks, ma ei tea, random, seisame foori taga ja siis ma olen mingi, kuule, kas see AstraZeneca oli COVID-i vaktsiin või? Jaa, ma just mõtlesin ka, oli küll, jah. Kus nad nagu tulevad? Et meil on tihti peale, me lihtsalt vaatame otsa, me juba saame aru, et jah, okei, tal on sama vibe, let's go. Sünk on selles mõttes kõva. Lähme teeme selle, jah, tavai, lähme teeme, nii ongi. Et see laine pikkus on sama, mina võib-olla olen vahepeal natuke intensiivne. Ma ise tean ennast, et ma võin olla. Aga kui mul on ikkagi maks... Mina olen samas vahepeal just nagu hästi uimane ja lihtsalt õlledega kaasas. Sa oled jah veits apaatne mingitel. Las ta veab mind kaasas, ma lihtsalt lähen. Aga sa oled väga leplik, et kui nagu ongi, ma ütlen, et teeme mida, tavai lähme. Ma viitsi nagu lällata, mulle nagu sobib kõik, mis sa teed ja mul ei ole nagu midagi. Eks ta ongi see elustiili küsimus ka, et tegelikult me tahame suht samu asju. Sama nagu see rutiin, samad tegevused. Täpselt samad asjad, jah. Aga praegu seekord ma ei ole kordagi teinud siukest võistlust, kus ma teen kõik ise.
soeng, meik, krimm. Ma kaifisin täiega lahe oli. See oli nii lahe, see hommik, kuidas me alustasime nagu, see oli vaibne. Et me ärkasime üles 5, tõmbasime oma kuradi meigid sinna akna peale ja peegel pikalt ees, kohvitassid kõrval ja käisime duši all ära, tegime meigi, siis soengut tegime siis ja siis tegime krimmi ja me läks mingi 4 tundi. Ja see vibe oli nagu, see andis juba selle eelpoweri sisse, vaata. Jah. Ise sätid ennast ja siis teed oma mõnusad mingid toidukesed ja... Vaatasime Exit podcasti samal ajal, kui me meiki tegime. Jah, Vahur oli nii tubli, et ta pani kohe pühapäeva hommikul meile episoodi see oli hästi mõnus, siuke rahustav, vaata, siuke hea. Ja siis ma alguses panin mingisuguse ja sa ütlesid, pane ära see. Ma ütlesin, ja see oli see, et kus ma ongi, kuule, seda me ei kuula. Siin on vaja zen olla. Aga ja, et no sitaks tänulik olen selles mõttes. Üldse see teekond, see usk, see meie, kõik see, kuidas see kõik on nagu kulmineerunud siia tänasesse hetke, vaata. Et see on nagu, ja ma tean, et see on alles nagu kübeke, vaata, sellest kõigest. Algus, ja. Ja see on ikkagi sitaks kõva, sest et nagu tegelikult on täiega kaif. Et isegi kui on mingid mured asjad tee peal nagu ka, siis nagu lõpuks sa oled ikkagi selles hetkes, kus on mingi, see oli nii väärt seda, see oli kõik seda väärt. Ei, väga lahe journey ja ma olen väga tänulik, et sa valisid minu enda treeneriks ja vaata, mis me teinud oleme, on ju. Tegelikult päris rets mõelda nagu. Ja ma poleks arvanud, et ma oma sportlasega saan nagu koos võistelda. Koos nagu minna ja koos teha ja põhimõtteliselt ongi, et mina käin laval ära, kuna ma olen see midžet on ja siis 2 kotti hiljem lähed sina peale, vaata, ma passin, ootan seal. Ja mulle meeldib ka tegelikult, ma ei tea, kuidas sul tegelikult sellega on, nagu kas see on sulle lisapinge või... Sa oled tegelikult väga lihtne. Ma arvan, et ma kuidagi nagu ei pane sulle seda lisapinget. Sa oled väga lihtne inimene. Ma nagu ei vaja seda mingit käehoidmist ja mingi, noh, hea küll, jah, krimmi sa teed mul ise, on ju, sa ise paned seal nagu pro-kurdi jalad ristis igate nii flexible. Need vaatab mind, et see on next level, ma lihtsalt olen seal kõrval mingi täitsa pekkis. Jalad on pist. Et see on päris tore. Ei, sinuga on lihtne ja eks me ikka enne ju räägime asjad läbi, arutame, spekuleerime, kaalume ja teeme nagu otsused ära ja kui nagu tegelikult see võistluspäeva moment on, siis jah, tõesti, et sa ei ole seal mingi pea laiali, mingi kus ma olen, mis ma teen, on ja et noh, mulle tegelikult meeldib ka see, et sa nagu usaldad mind. Vahepeal ma ütlen midagi, et kuule, mis sa arvad, kui ma teeks nagu seda mingi, ma ei tea, mis iganes süsivesiku asja või midagi teeks niimoodi, siis sa korraks mõtled, jaa, tavai, sobib vaata, et see on hea. Täpselt nii, nagu sa tunned. Jaa, kui ma mõtlen selle peale, et sina oma keha tead väga hästi. Sa oled oma kehaga heas kontaktis, sa tunnetad, mis su sees nagu toimub, et kas sul on selle asjaga nagu hea, kas sul on selle asjaga halb ja tegelikult kõik su nagu mõtted, mis on tulnud, et mis ma arvan sellest, kas me võiks proovida nii, su mõtted on kõik head mõtted. Su mõtted on kõik need, ka mida ma olen ise mõelnud, aga ma ei ole neid nagu rakendanud. Et ma ka mõtlen nagu päris palju mingeid variante. Aga sa ei julge vaata ka võib-olla riskida. Ja, katsetada vaata midagi. Aga kui sa ise oled, ma olen mingi mõtte välja käinud, mis ma olen enne ka võib-olla mõeld, et äkki prooviks. Mulle ka meeldib katsetada, meile mõlemale meeldib nagu katsetada, et ega me muidu ei õpigi, kui me teeme kogu aeg täpselt samamoodi asju. Ma olen nii palju õppinud, et ma teen põhimõtteliselt iga võistluse algus, ma olen teinud asju natukene teistmoodi. Üldse nagu olgu see kas siis toit, meik, soeng, krimm, mida iganes kõik. Et ma olen katsetanud ja ma olen nüüd leidnud nagu need õiged asjad ülesse. Jah, mina olen mõtle see treener, kes ei ole see, et mina olen füürer ja te kõik kuulate nii, nagu mina ütlen, mind ei huvita, mida sina arvad, et ma olen väga vastuvõtlik sellele, et ütle mulle oma arvamus. Ja mulle meeldib see. Jah, me arutame, et sa oled nagu ka indiviid, sul on hääl, et minu nagu see, et ei, ma ei ole süka. Ja mulle väga sobib. Ma olen hästi arvastav inimene, et ma olen ka nagu, ma ei taha, et keegi tunneb ennast kehvasti või see, et sa oled maha surutud. Ma ei ole su omanik. Et jah, ma arvan, et see balanss peab olema. See on balanss. Aga samas on ka olnud hetki, kus sa ütled ei
sa ei ole nõus? Ja, no, ja siis ma olen öelnud, davai, okei. Kui see on mingi lollus, siis ma ütlen jah, et aga ma põhjendan ka nagu, miks ma nii arvan, on ja, et ma ei tee lihtsalt see, et ei. Ja siis on vaikus, on ja, et noh, nagu sa autos küsid mul nende keelide kohta ja ma ütlesin sulle ka, et miks ma neid keele nagu ei tahaks võtta, lasta sul võtta, et ei ole nagu hea mõte. Et jah, selles mõttes on meil chill kuidagi väga hästi nagu toimib ja et ma ei ole tundnud mingit lisa sellist pinget või stressi. Noh, 2 võistlust, mis me koos oleme teinud, on ja, et ma olen sul olemas, kui on nagu vaja see hetk, on ja ma panen sulle kleisi, me seal pumpi teeme koos, on ja. Minu meelest on see isegi nagu olnud ägedam kui see, et sa oled ainult coach'ina kaasas või et mina olen ainult aitajana kaasas. Minu meelest see koos on isegi nagu vaibib nagu. Me haibime 11 üles, me nagu oleme samas paadis, vaata. Jah, ikkagi see laine pikkuse meil. Võt. Isse mu kell jääb lõpuks ometi nagu suureks, ladnamaks, vaata. Ma olin ju vesi läheb välja. Nii vett täis sest lõpuks ometi, et läheb vist keha vaikselt tõmbab normiks ära. Aga tegelikult meil oli jah, lahe trip ja me teeme veel. Varem või hiljem. Selles mõttes hea, muidugi loomulikult. Et vaatame, mis elu nüüd hakkab tooma meile, on ja. See aeg läheb niikuinii kogu aeg nii kiiresti, et nagu... Ei saagi aru järsku jälle bikiinid laval. Juba passid seal. Oota, mis see biggest nightmare oli, et lähed lavale ja teed kogemata IFBB neid poose. Ma võin lihtsalt enne lavale minekut. Maarja, vaata sealt IFBB poose ei tee. Ma mingi, mida sa oled mu kõige õudsem unenegu üldse? See oleks nii halb. Kõik seisavad seal ja siis sa passid. Kohtunikud on ka mingi Is this the eyeball? What the fuck is this piece of shit? Kohutav. Ma ei tea, kus mul järsku lõi, et oi, lähe mõtte, kui teed kogemata. Ma kujutan seda liiga hullult, et... Väga halb. Aga õnneks meil ei tulnud seda kummagi. Õnneks ei juhtud. Aga peast käis küll läbi. Mina ei ole unes näinud, aga sel hetkel ma olin nagu oi, plinn mõtte, kui juhtub. Et tegelikult on ju väga palju neid, kes on alustanud sellest IFBB-st. Mõtlen just nagu välismaalased ka. Laval jookseb see kõik ikka kokku ju. Jah, võib juhtuda nagu... Täitsa perus. Kohutav. Hull värk. Kuule, aga teeme mõttes kokku. Jah. Väga hea episood. Väga mõnus oli rääkida. Ja ma loodan, et inimesed saavad nüüd sinust selle teistsuguse nagu pildi ja natuke rohkem näevad sinu nagu seda mõtteid ja... Ma olen suht chill tegelikult. Väga chill. Mulle meeldib irnuda lihtsalt väga palju. See on väga laadna. Et absoluutselt jah, et see on jälle see koht, mõttekoht, et ärge kunagi hinnake raamatut tema kaane järgi. Tegelikult ma olen chill, jah. Lihtne. Jah. Aitäh sulle, et tulid. Meil on see käesurumine, on see viimane mood. Nägudeni, rahvas. Tšau.